tere rahvas, meil on siis täna kaks põnevat liikmesfirmat. Üks on siis Pärnu Bay Links, kuulus golfiväljak ja selle direktor Peter Nyberg alustab teemat ja siis hüppame kaugele Võrumaale, hüppame Tarapõllu allu ja Silvi räägib meile, kuidas siis mahemarju kasvatatakse ja kuidas ilma ukrainlasteta hakkama saadakse. Peter, let's start. Okay, good. Good. Welcome to Pärnu Bay, but it's not Pärnu Bay now. I just made a short presentation of what I would like to talk about today. And I don't know how much you know about Pärnu, but the history, I'll show you just a short brief about the history. The project started 2008. Pärnu Bay Golf Links in Pärnu. It's near. Does everybody know where Pärnu Bay is, the golf course? I think so. And in 2010, Peter Hunt, that owns also Vendra, a big company in Pärnu. He's a Swedish Estonian entrepreneur, so he started this golf course and built it and opened 2015. And I started 2017. This is my 4th year now in a golf course, and it's a very international golf course because golf, the language that everybody speaks in golf, it's originated from England. So it is swing, golf, putt, slice, draw. So if everybody knows the world, they can play anywhere, and they don't need to have any sort of language courses, and that's a good thing. And Pärnu has now developed very quickly. 2018, we were ranked 45 in the world, and that is 35,000 golf courses in the world, in everywhere. It's in every single country as a good one. And now in 2019, we received another award. We came number 30, so 30. And if you imagine there's 35,000 golf courses in the world, and there's 3,500 in Europe, and there's 6 courses in Estonia. And if I talk to my friends all over the world, in America, in China, or everywhere, and they say that we have the number 30 on the list of the world's best golf course is in Pärnu, they think I'm joking. They don't even know what Estonia is. They don't even know where Scandinavia is. So this is incredible. But unfortunately, the only people that doesn't know how good it is, it's the Estonians. So you should speak out more. As soon as they ask you, they will in a few years' time. When you say I'm from Estonia, oh, you're from Pärnu. They know Pärnu more, because the golfing business, there's so many golfers. Just in Sweden, there's 600,000 golfers, 600,000. And in Estonia, there's 2,000. So it is a growing sport, but it's very, very popular. And Pärnu, we are business orientated. So we are not a club. We are not like an athlete club or tennis club or a golf club. We are orientated for tourists. So tourists is our main industry. We are not looking to get many juniors to play or many Estonians to play. If they will come and play. Of course, everybody is invited. That we are targeting on the tourist sector. 80% of our business is from people outside Estonia. So it is tourists. And that is very important to know in these times, because we are lost about 80% of our business. So 80%, 40% are Finnish and 40% are from Sweden, and 20% I call the others, and amongst the others there's 10% Estonians. So if you come to Pärnu and play Saturday or Sunday on a normal summer, you will not hear Estonian language that much, because there's people from everywhere. Germans, there's Latvian, there is Swedish, and there's Norwegians and everybody. But not now, because they are not allowed to come into Estonia without their 2 weeks quarantine. That is very, very bad for us. It hits us very bad. And that leads us into the Corona situation. We are in a bad situation, of course. 80% of our business is gone.
nobody's buying anything in the restaurant, nobody's buying anything in the shop, and they don't buy their golf packages, and Tallink ships are not sailing, and there's no flights. So if this continue, we have already 25 workers. We have 45 in total as a staff. Now we have 20. So 25 have been laid off. We can't keep them. And it is very sad. There's so many good people. It have taken me 3 years to educate them to top class. There's many young people that doesn't have a job today. And it feels very sad to my heart because I put so much effort into people, and they are so clever. The Estonian young people, of course, the old ones are clever also, but I'll tell you, the young ones, they are so clever. They're the smartest people I've ever worked with. They can do almost anything. But if I can't give them any salary, that's hard to keep them. And if this continue, I will have to lay off another 20. We can keep 5, and then I just have to let everything go, because if we don't get any customers, I can't keep it alive. It is very, very, very hard for us. So we are focusing now on 2021. I think this season for a sports, like a sports facility like us, the golf, and I can see how they are developing with the traveling, that we will lose this 2020 as a tourist sector. We will lose it. We will try, of course. We try with Latvians now, so we have succeeded to get some Latvian groups over, but it's a new market, and there's just 1,500 golfers in Latvia, and they don't travel that much. They don't do it this way. But that's a little bit background how it is. It is sad, but I always see some light in the tunnel. If this year is gone, good, then we'll focus for next. When we opened this season in the beginning of April, I had 4,800 golfers booked, and every single one was from Finland or Sweden, and they have cancelled and have gone other places. So it's very sad for me to see that Tallink, for example, they have now directed their ships from Stockholm. They go to Mariehamn and then to Visby, and then back to Mariehamn and Visby again. They don't go to Tallinn. So Visby, I talked to the managers on the golf courses in Gotland. They get all our money. I just hate this. They call me, Peter, we are so happy. There's many customers now. Your group that was booked, they're coming to us now. I just hang up. I just hate that. Because they go the other place. So the other courses have now in Åland and Gotland and Öland and other courses from the area. It's booming. They have 50% more golfers now, because the Swedes have to stay in the country. They can't leave. Now Finland is open, so we can get Finns in. We start to get some groups in, but there's different information about if they have to stay in 2 weeks quarantine when the Finns get back to Finland again. But some of the Finnish people, they said, okay, we can stay 2 weeks. It's not mandatory. They won't be locked in, but they can't have social contacts, but they can still work and go to work, and that is good for us. And my last point is the possibility what we can offer ICC members. I really hope that we have been members in ICC now this is our 4th year, so 4 years, and I can say that it just has not been very successful, because you don't play that much golf. I really hope that you can start playing again and get into the game, and we would like to offer you an introduction. You can call me anytime or contact us. We will give you some golf clubs and give you some lessons on how to do introduction for the game. And you also have 15%, 15% in discount when you play golf or you bring friends over. So bring them over and just call me or grab me wherever you're there. I will make a proper introduction, and you will feel very, very welcome. We have a super restaurant. I can tell you, nobody have a better restaurant than we have. We are the #1 in Pärnu. That's also official, so it's not. I'm not joking. It's very good. We have some Dutch chefs combined with some Estonians, very good Estonian chefs also. So there's 3 chefs now working in the kitchen and no customers. So please come over and taste a great food. If you like to host corporate events, maybe you have some marketing activities, or you would like to invite clients for a golf day, introduction golf, or a tournament. You have also discounts, so that I can make you a very, very great offer for that also. And if there's conferences, wedding, birthday parties, or anything else, we are there also. So please contact me. That was all. I hope I made it short and not too quick. Okay?
Peter, thank you very much. But could you show us your facilities? Could you show some pictures about your facilities and describe facilities, because they are incredibly nice and beautiful. Yeah, but how do I get them up on the screen? We're just going to share the skills. Just no sharing. Just we are sharing. Going to share the screen. Non-disabled, correct? Yeah. Just a second. Saad sa jagada sealt? Just a second, we are just. Peter, actually, I am not a golf player, but I like to go over to your facilities and to have a lunch. Yeah, absolutely. You're welcome. And I'm going to swim for your territory. It's the best place for swimming. And there's so many people at the beach now. I was out yesterday. It was 29 degrees, and I left Tallinn. And when I left Tallinn, it was 16, I think. So now you can you can share screen and to show your screen. Okay, I think the best is to take the home page. There you get everything on the home page. Okay. It's parnubay.com. Okay, I try to open the home page, and just a minute. I'm going to. Pärnu Bay, yeah. Pärnu Bay. .com. Just this. So share the screen and. Yeah. So there you can see a flyover the first when it flies there. Let's start from this. Yeah. Very nice pictures. Very nice pictures, yes. And everything is natural, so we have not done any harm to the nature. There's orchids. I don't know the name of the very famous orchid, but there's some protection areas. You see in the waters that there's a university that collects the orchids every month, and after August we can harvest them again. And if we look at the development of the orchids, the rare orchids on the golf course, it is better than all the other places and when there's no maintenance. So from a environmental purpose, it's very, very good. You can go to the main page again. There's a flyover. That's the clubhouse, yes. And the clubhouse was ranked, it was voted the second best clubhouse in the world, 2017. Of course, there's a clubhouse in America that always wins, but it is the second best in the world. And it is made by glass, corten, sort of metal, and there's concrete, so there's low maintenance. In fact, it's just window cleaning. That we don't do any other maintenance. There's no painting, nothing else. It very, very natural blends in. And it's just, we have the sea, you sit in the restaurant, you have the sea behind you, and it is straight up, it is the Baltic Sea out there. It's very, very nice. There's windsurfers and there's sailboats getting over. And I'll tell you, you would not be disappointed of the food. We have everything you could possibly get. Yes, I can confirm. Very tasty food.
This is down when you look from the clubhouse. There's two persons walking there. This is from the clubhouse view from the balcony. It is absolutely world class. And I have been in the golf business for over 45 years. I used to own golf courses and I built them all over the world. When first time I came to Penn, I said, this is heaven. This is pure sand. It is not farmland that you grow potatoes and then you build a golf course. This is pure super land. And it's called the Links land. The land that we built the golf course is that it's between the main sea and there's some water in between here. That is the land in England and Great Britain. It's called the Links. It was not used for farmland because it's overflooded. The river will, the sea will raise but 1 meter, 1.5. So it gets out up to our borders with the greens. Then it goes away again. So it's a different course. And it's always the wind. Wind is a very big factor out there. Fantastic, huh? Yeah. Oh, it's great. That's the 18th hole. It's called the Monster. That is hole number 16. Also a very nice one. We have already hosted 2 international tournaments on the Swedish League. So the best Scandinavian golfers from 6 Scandinavian countries came over and played, and they're like the semi-professionals. They are professionals now. In fact, the winner in Pärnu last year, he became second in a European Tour event in Germany. So they're very good. You've got some very good Estonian young players that are coming also. Very, very good. And we offer the young Estonian good players to play for free. They can practice for free and play for free at our course because we would like them to be as good as possible. Just as a slope, that's how it is. But this is, you can browse through this if you have some time and see what it is. We always update this as much as possible. We also have a Facebook page that we put many things in, and we try to post every day something about it to keep in contact. 17 times, yes? Hole number 17. This is when they made a hole in one, what date it was, and the name, and which hole is 17. So hole number 2, 17, 4, and things like that. That's one. If you hit one shot, it goes into the hole. So it is if you hit 60 million shots, and one of the 60 million could be a hole in one, so it's a very, very rare thing. I have done 4 because I'm such a good player. No, it's just luck. It's pure luck when you put it in. That's all the name. Maybe you know some people that have made a hole in one. Many Estonians. Peter, I'm going to speak about you and in Estonian. Try to understand. Yes. And Peter Nyberg, kui me 3 aastat tagasi kohtusime, siis ma küsisin, et kuidas ta Rootsist, sest Peter Hunt kutsus Peter Nybergi siia oma golfiväljakute pealikuks ja direktoriks. Ja Peter Nyberg on 2, ta on Saare golfi ametlik juhatuse esimees ja ta on siis selle Pärnu Bay Linksi juhatuse esimees. Ja kui ma Peteri käest küsisin, et kuidas ta siia Eestisse tuli, siis ta selle Pärnu Bay Linksi pärast tuli, ütles, see on nii fantastiline koht ja niivõrd uhke golfiväljak, et ta ei saanud sellele kutsele ära öelda. Ja no, in addition, I'm going to say that the place is fantastic, and not being a golf player, it's worth of visiting and having a look around and to dine and everything like that. And we are going to advertise you very much, and we are recommending to visit you and your place. And I got special greetings to Kaire, because one of our guys spent 4 days just last week at the Pärnu Bay Golf. So, have you got questions to Peter Nyberg? On kellelgi küsimusi? Good. Then I made a very good presentation if there's no questions. That's very good. I like that. No, but also if you need to speak to someone that speaks Estonian, Kaire Kongas she's the person that is running Pärnu Bay, and she's my right arm. She's a very, very clever girl, and she speaks
Estonia, German, English, of course, Russian and some Latvians. And now she also speaks a little bit Swedish. So she's very international. And she's a clever girl. She can do anything. And she's so friendly. And she's the person that you meet first when you open the door. She will be open the door for you because she knows it's her clubhouse. And she's been there now for 5 years. She's a very good person. Kaire Kongas siis selle Pärnu golfi emand ja ametliku nimega siis teenindus- ja müügijuht, aga tema on tõesti A ja O igapäevases elus. Kaire Kongas. So Peter, thank you very much. Good. Thank you very much. And we are just going over to south of Estonia and looking what they are doing. Not playing golf, but they are very active in in natural farming. Okay, good. And you can do it in Estonian. Masan aru. I understand. Not everything, but I understand. No, thank you. Good luck. Niimoodi. Silvikene, kas oled sina ka nüüd meil kättesaadav? Olen. Nii, ma lõpetan selle ekraani jagamise ja palun. Tervist, mina olen Silvi Langus, siis täna Taarapõllu talu juhtperenaine, mida kõike, Hunt Kriimsilm ja 9 ametit, 5 on, või viimane on nälge. Nii on meil kombeks öelda. Ma alustan kõigepealt küsimusega, et kas kõik teavad, mis on Taarapõllu talu? Millega ta tegeleb ja kus ta pesitseb? Vist mitte? Osa meist teab, aga räägi. Ma olen praegu olen siis kadunud Edgari, ma pean minema natukene teise poole peale, kadunud Edgari elumaja juures, kus siis kõik, ma keeran ekraani teistpidi, kus siis kõik algas. Ehk alustati 2000 alguses ainult marjakasvatusega must ja punane sõstar eesmärgiga müüa marju. 2 aastat see õnnestus ja siis enam neid kalleid Eesti marju ei ostetud. Poola mari lõi turu üle. Aga Edgar oli selline nutikas mees, et mis siis teha, aga ei saa ju raisku lasta, hakkas tegema mahlasid ja seda ta alustas siis elumaja koduköögis ehk oli Eestis esimene teavitatud koduköögiga, mis on tänaseks hästi populaarne, kes võis oma tooteid turule viia. Läks mõningaid aastaid, hakkas ka seda mahe tunnustust taotlema ja ajama. Ja siis oli järgmine, kuna tootmine läks juba natukene suuremaks, ta alustas seda oma abikaasa ehk minu ema Tiinaga. Ja tänaseks ma võin ütelda, et minu ema Tiina ei taha moosi, ei taha mahla, ei taha mitte midagi, sest ta on nii küllastunud sellest, et kogu see aeg oli köögis poti ääres, siis pidi maitsma ja tegema. Ja köögist läksime välja natukene suuremaks. Oli kõrval asus garaaž, autogaraaž. Kunagi enne seda oli neil sigala ja siis kohandati ümber. Ehk siis esimene tootmishoone, mis meil oli, on selline, et täna on ta nimetusega krõpsukoda. Ehk siin siis tehakse marjakrõpsusid, pulbreid, kõik, mis on kuivatist tuleb. Oli suur hoone, mis oli, te võite karjuda, kui on väga hästi näha. Miseks oli siis hoone, mis oli ja kuivati ja mida kõike veel. Et siin on siis täna nüüd selle nimetus on mahlakoda. Igale poole on meil pildid pandud. Ja siin on siis suur sügavkülm ja mahlatootmisliinid. Et täna ma uksi lahti ei võtta, et võimalikult vähe, kuna meil on juba 29 kraadi, päikse käes üle 30. Et mitte sooja sisse lasta, nii kaua kui külmamehed tulevad ja korda teevad. Ja Tiit palus, et ma oleksin põllu peal, jookseksin ringi teiega või?
olinigid. Võtan kõige lühemad teed ehk minna. Meil on selline tore tootmine koduhoovis, et kui me ise heli kadus ära. Nii, kas on kuulda? No nüüd on kuulda jälle, jah. On kuulda, et no ükski põllumees ei saa mitte ühe ilma traktorita hakkama. Eelmise aasta suur investeering. Et mis me teeme? Meie istandustes on, ütleme, et Edgar on lahkunud 3 aastat tagasi ja aasta peale Edgari minekut ütleme niimoodi, et kogu tegevus praktiliselt aasta seisis. Ainult tootsime ja müüsime, aiandus, marjakasvatus, kõik seisis ehk võttis natukene jalad alt ära. Ja kuna jäi meil ainult järgi naisterahvad, mitte ühtegi meest ei olnud, siis ega mina vana Belarusi traktori selga ei roninud. Siis õnneks tuli minu elukaaslane Kristjan, kes tegeleb tegelikult üldse sealihaga. Tuli mulle appi ja hakkasime aiandit tegema. Siin on meie PRIA toetusega ehitatud poolenisti tootmishoone, sügavkülm, kaupluse hoone, laohooned, selline suur majakompleks päikesepaneelidega, kuna meie elektritarbimus on päris suur. Me oleme jäänud oma töödega natukene jänni, ehk meil on Astelpaju istandusse on natukene heina kasvanud, aga minu 6-aastane poeg on see, kes niidab. Et meil on väga hea, et meil on ühel pool on elamine, tootmine ja siis me jookseme üle Võru-Valga maantee 27 kilomeeter üle tee ja on meil aiand. 13,35 hektarit on ta. Tänaseks 5,5 on hetkel puhkeasendis. Ehk kui võtad vanad marjad maha, siis peab puhkama. Siin on kohe näha, et on juba täiesti must maa, kuhu siis sai külvatud punane ristik lihtsalt sisse künniks, mis annab väetist, kuna mahetootmises väetiste hinnad on meeletult kallid, et natukene paremini toimetada, siis leiame looduslähedasemad valikud. Tänaseks, nii kaua kui ma jalutan sinnapoole, on meil sortimendis praktiliselt kõik koduaia marjad. Maasikas, vaarikas, punane sõstar, must sõstar, rabarber, astelpaju, õunad, ebaküdoonia, aroonia. Tänaseks oleme muidugi mõttekohal, kas maasikat enam üldse kasvatada, kuna maasikas on teadupäraselt kõige suurem inimkäe vajaja. Et kui kellelgi kontaktidest leidub tore maasikakasvataja, kellel on ka mahetunnus, siis võib vabalt kontakte jagada meile, et kes hakkaks meile siis kasvatama. Et meie saaksime tegeleda nende marjade kasvatamisega, mis on puhtalt kõik võimalik masinaga teha. Et kuna täna aiandis on mul tööl mina, minu elukaaslase ema, kes on pensionär, soovib vahepeal kodust välja saada, ennast liigutada, ja minu ema, kes on pensionär. Ettevõttes on meil kaks tootmistöölist palgal, kes kahjuks on mingid aastad tagasi osalise töövõimetuse peale läinud ja ehk ütleme, siis on töötaja õigus keelduda teatud sorti töödest. Ehk aiandisse nemad tänaseks keelduvad tulla.
Et siis me peame natukene väiksemate jõududega hakkama saama. Mis ma veel räägin? Aga Silvi, ma küsiks vahepeal, kus sul ukrainlased on? Meie ei ole mitte kunagi ukrainlasi kasutanud. Oleme tänaseni saanud hakkama oma jõududega ja kindlasti on väga head tuttavad sugulased, kes on maasika korjamisel abis olnud. Ehk ei olegi sellist niimoodi võõrtööjõudu tarvis, kes tuleks ja istutaks, kes tuleks ja rohiks, et kuna me oleme tänaseks ikkagi suutnud selle 2 aastaga viia võimalikult käsitöö või sellesse masintööle kõik ära. Et Edgar õnneks omal ajal suutis neid masinaid osta päris palju kokku, mis kunagi rakendust ei leidnud, et siis tänaseks on nad muidugi ka rakenduse leidnud. Et ma jõudsin maasika põllu peale, meil oli eelmine aasta 1,62 hektarit maasikat, millest tänaseks on järgi jäänud 0,56 hektarit. Ehk vana maasika võtsime ülesse. Nüüd on jäänud ainult siis 3-aastane põld ja tundub, et see on nüüd viimane aasta. Väga külm, mul on vaja täna niitma hakata vahesid. Väga külm kevad oli. Tundub, et avastasin, et on õielõikaja peal. Et kui tavapäraselt on, ütleme, põõsad sellised peaksid olema. Nii et praegu on niimoodi, tõstame siit natukene. See on Sonata, mis peaks olema meeletu suure, on nad lehekobaratega ja maasikatega, siis tänaseks on meil see nii kidur. Õielõikajad on peal, söövad mõnusalt õiekesed ära. Et saagikust eriti ei ole loota. Nii et kui saagikus väike on, siis pole ukrainlasi veel enamgi tarvisse. Kas mujal on parem saagikus, et see ukrainlaste kisa ikka nii kõvasti käib? Teate, ma olen nagu seda meelt, et igaüks toimetab oma põldudel, oma ettevõttes nii, nagu tema soovib, et kunagi ei tohi kedagi halvustada ega kedagi kiita ainult võib, siis mina ei ole seda meelt, et need võõrtööjõud nagu võiks olla. Et kui sa oled oma ettevõtte üles ehitanud ainult PRIA toetustele ja võõrtööjõule, siis minu arust ei ole jätkusuutlik. See on puhtalt minu isiklik arvamus. Et oleme meiegi, kas siis on kõikidel raskusi tänu selle koroonakriisile, oleme meie oma kitsaskohad üles leidnud, et tänaseks pankrotis ei ole, õnneks, et Edgar õpetas mulle tarkust, et alati hoia tagataskus midagi, kunagi ei tea, mis juhtub, et eks see on meid nüüd täna ka sellest koroonakriisist päästnud, et märts-aprill olid meil väga head kuud, võin ütelda tavapärasele, et krõpsumüük küll meil kukkus kolinal, aga mahlamüük tõusis hüppeliselt, võin julgelt öelda 60% tavapärasest mahlamüük tõusis. Ehk see teeb ainult rõõmu, et inimesed on leidnud tee meieni, kuigi me ei ole just, võin ütelda, et väga kõige odavamate killast. Aga minu arust see täisnaturaalne asi on nii. Ütleks mõttelõng natukene segi, ma väga vabandan. Keeran nüüd kaamera korraks. Võib-olla, kui ma niimoodi keeran, kas on halb või? Ei. Nii, et 1,32 hektarit PRIA mõõtmiste järgi. Siin on nüüd, kui te näete, et on heinane, siis tegelikult vaheread, see on vaarikapõld meil. Et eelmine aasta sügisel rajasime, võtsime vana istanduse üles, paljundasime siis juuri ja mõtlesime, et kuna vaarikas on selline väga, väga nõutud kaup, ise kui on vaarikas olemas, siis maasikat ei taha keegi. Et juba täitsa õitseb, see aasta tuleb käsikorja omale kodumoosiks. Vahed on rohelised sellepärast, et siia on külvatud muruseeme, kuna PRIA nõue on see, et
teatud protsent reavahedest peab olema taimkatte all. Et siis ühest kohast me üritame kõblata ja puhtana hoida ja siis teiselt poolt kasvab hein peale, et eks ta natukene keeruline on, aga õnneks valisime õige muruseemne, kasvatame pikemaks, multsime ära ja samas puhume ta põõsaste alla haljasväetiseks. Et selline teema. Kas võib-olla keegi soovib küsida midagi konkreetsemat, siis on mul natukene kergem, kuna ma ei ole, ütlen ausalt, ma ei ole müügimees, ma ei ole jutumees, siis mul on ennast kiita, meid kiita, presenteerida natukene raske, seda ma ütlesin ka Tiidule, Küsime siis, kas saad meile näidata oma krõpsupakendeid ka või? Ja kus nad müügil on? Müügil on nad peaaegu üle Eesti koopipoodides, Selverites, biomarketites, Rimi talu toidab ja mõningates väiksemates kohtades veel, et enamus on ikkagi Selver, mis on esindatud meie toodete poolest, et tänaseks on 30 poodi pluss e-pood, et loodame, et nad natukene laiendavad, et kes Eestist on katmata või mis osa, siis ikkagi meie lähiümbrus Valgamaa, Põlvamaa, mis on siis, ei ole meie toodetega kaetud ja Ida-Virumaa muidugi. Aga Võrusse Jaagumäe pood? Ja Võrus Jaagumäel on siis 2 poodi, üks on siis Nöörimaa ja teine Võrumaa toidukeskus, mõlemad on esindatud, pluss siis Võru Maximarket ja pean ütlema, et kas hakkas siseturism liikuma või mis, et müügid viimase 3 nädalaga on väga ilusad. Nii et sa oled ilusti üle elanud praegu selle kriisi esimese faasi, jah? Jah, ei tohi kurta. Et eks ta raske ikka on, aga tuleb alati väljapääs leida, et kui üks asi ei toimi, siis peab midagi välja mõtlema ja teise asja peale. Et õnneks on küll see, et kui keegi toodangut ei osta, siis on juba tulnud ka päringuid marja. Soovitakse toorainet ehk marja osta, et siis kui enam ise toota ei saa, siis müüme marju. Aga nüüd kõik see kaubad, nii mahlad kui ka krõpsud on siis Taarapõllu nime all müügis, jah? Ja, Taarapõllu. Eestis on kõik Taarapõllu nime all ja oli private labelis meil Belgias üks ettevõte, kes leidis meid kunagi Tallinna lennujaamast. Aga tänaseks nendel on 56 kauplust, kuhu nad edasi tarnivad. Ehk sealhulgas ka Prantsusmaa, siis tänaseks on kuskil circa umbes aasta on nende müügid väga kehvad, kuna seal on nüüd jõudnud kohale see, mis meil oli paar aastat tagasi, suhkur on paha. Kuna meie marjakrõpsudes sisaldab ikkagi lisatud suhkrut, siis ütles mulle, et inimesed otsivad sugar-free tooteid. Ehk siis, mis jällegi meile nagu hea ei ole. Aga kas te säilivuse pärast peate suhkrut lisama või? Ei, tähendab, et marjakrõpsusid ei saa ilma suhkruta teha, ta ei püsi koos, ta tugevdab maitset ja temast ei teki sellist kooslust, nagu ta täna on, et kui ilma suhkruta saab teha, siis lihtsalt kuivatatud marjad. Aga kuna meil on tehtud selliseks massiks, marjad purustatakse ära, ja siis segatakse, vispeldatakse siis suhkruga segi, aga kui ainult ilma suhkruta, siis on siin eritellimusena teeme ka inimestele lihtsalt kuivatatud marju. Et mida täna küll muidugi jaeketis müügil ei ole, jaeketis on kuivatatud marja kuju on siis pulbrite näol ehk võetakse marja
marjamassist teatud protsent mahla ära, et need kuivatis lihtsalt see mahl ei jookseks kuivati põrandatele. Ja siis kuivatatakse marjad ära ja purustatakse veskis ära. Nii, nüüd ma jõudsin meie toreda majani. Nüüd on küll korraks natukene pime. Et mul on siin kohe selline siis, sellised on meie krõpsupurgikesed. Jah, et see on nüüd aedmaasika krõps. Ma üks päev siin pakendasin, kuna mul on naised 35 päeva puhkusel, siis teen kõike ise ja kutsun ema appi, et pakendan nad niimoodi ära. Ma keeran natuke teistpidi. Et peale kuivatist tulekut tulevad nad meile sellistesse vaheladudesse, siis suurtes ämbrites, 30 liitrised ämbrid, kus kohas siis krõpsud seisavad. Ja siit läheb siis vastavalt vajadusele lattu pakendamisele siis pudeli etikeerimine, selline hästi algeline, mida soovime nüüd ümber vahetada püstloodis, et praegu on pikali, siis läheb kuupäevaliinile. Siin on mul väikene selline must ala, kust siis lähevad kaubad välja. Läheme siis lattu, mis tegelikult on siis sügav külmkamber. Kui maja sai valmis, siis olid meil korraks siin ka marjad sees, aga ehitusliku vea tõttu külm ei püsi sees, külm läheb välja ja soe tuleb sisse. Ehk põhimõtteliselt nädalaga tõstsime terve külmkambri uuesti tühjaks, ruttu marjad välja, teise sügavkülma ja siis nüüd siis hakatakse ka seda remontima, et hästi tore on niimoodi, et minu kontor on hästi algeline. Teine on mul kodukontor, mida ma kasutan siis unearvelt, kuna aiandist, kui töö pihta hakkab, siis põhimõtteliselt, et praegu ei tohi küll öelda ei neeger, ei mustanahaline või mida iganes, siis mina septembrikuuks olen nagu poolenisti mustanahaline, et ära kõrvetanud ennast aiandisse. Et ja siis on laovarud, vastavad vajadused hoitakse siin paar nädalat, mahlad ja siis riiulites sellised, mis ei ole hulgipakendisse pakendatud, et kes tahab üks, kes tahab kaks, et väga palju käib meil ka kohalikku või ütleme eraklienti, kes lihtsalt koputab, helistab ette, soovib, et kas me saame osta, siis ikka saab. Mitte kunagi ei ole kellelegi ära öeldud. Järgmine kord tulete, siis lihtsalt paluge sularaha. Et kaardiga maksta ei saa? Kaardimakset me ei ole tänaseks nagu näinud, ma ei ole näinud põhjust, et ma peaksin selle soetama, et see ostukogus ei ole nii suur ja oleme ikka ka kokkuleppele saanud, kui inimesele ei ole sularaha kaasas, siis teeme arve kaasa ja teeb ülekande, et täna ei ole veel petta saanud kellegi käest. Aga kordame veel, nüüd kui Võru poolt hakata tulema mööda Võru-Valga maanteed, siis 20 kilomeetrit, jah? Olemegi täpselt 27. kilomeetri peal, et jaama bussipeatus. Enne seda circa kilomeeter on Kangsti teedevalitsus, mis vanasti oli Kangsti teedevalitsus. Ja me oleme täpselt tee ääres, nii et maja seina küljes on suur silt Taarapõllu talu. Kui Võru poolt tulles vasakule vaatad ja paremale vaatad, siis näed aiandit. Ehk ei tohiks mööda sõita. Kas see Taarapõllu on vana ajalooline nimi või see on nüüd uuel ajal leiutatud? Kunagi Edgar rääkis, et kunagi ta vist oli Taarapõllu, siis ta vahepeal oli ka Kureoru mingitel aegadel, et ma tõesti nendes arhiivipaberites ei ole tuhninud, aga see Taarapõllu nagu kuidagi, ma isegi täna jään vastuse võlgu, kuidas see nimi nagu siia tuli, aga ajalooline koht on ta selles mõttes, et siin meie kõrval kinnistu kohe meil piir jookseb tee äärest, on siis nagu õuealaga ka, et on Sänna hoobuposti jaam.
mis on siis Katariina teise ajal siis asutatud Sännahobu postijaam, siis, kus siis postipoisid said puhata ja möödakäijad. Teadupärast räägitakse, ka muinsuskaitselehel on kirjas, et majas on ka ööbinud Katariina teine, ehk siis aga küll mitte praeguses majas, mis on kivist ehitatud, vaid enne seda oli puidust, mis maha põles. Ma keeran nüüd kaamera, et see on põhimõtteliselt on meie hooviga kohe koos. See on nüüd aastaid on ta müügis. Juhtus selline asi, et soovisime seda ära osta, kuna meie ise elame Otepääl, et sooviks nagu tulla siia ligemale. On lihtsam toimetada, ei pea nii palju sõitma ja leppisime siis kinnistuomanikuga kokku ostumüügi ja kui Tiit mulle teisipäeval helistas, siis pidi mul ka olema notari ja tund enne notarit siis majaomanik või kinnistuomanik tühistas tehingu, et tal keegi sõber tahab vaadata, et ehk tehti vist siis parem pakkumine. Nii et kui meil tulevad naabrid, siis nad on meie koduhoovis. Ja vabandust, et ma halval ajal helistasin. Ei, see ei olnud üldse, ma komplekteerisin kaupa, et tegi. Silvi, ma küsiks, et sa olid ju ilus, tore linnaprilija proua. Et mitu aega sa nüüd maal oled olnud, mitu aastat see on ja kas sa kahetsed seda linnast ära tulemist? Kas linnatuled ei kutsu tagasi? Olin Tallinnas, jah, 10 aastat töötasin Vanalinna stuudios, siis vahepeal natukene mingi aeg kaubanduskeskustes kuskil kaupluses müüja, Coca-Cola plaasas müüja, piletimüüja ja siis Vanalinnas, Vana Baskini teatris keerutasin nendega kuni 2008. aastani ja siis mul sündis esimene laps. Ja siis ma käisin kogu aeg nädalavahetused, vabad ajad, käisin kogu aeg maal, kuna ma olen ise siit samast 6 kilomeetrit eemalt pärit. Ja siis Edgar Kolts ütles mulle, et no mida sa jooksed seal Tallinna ja kodu, ütles juba kodu, et Tallinna ja kodu vahet, et tule siia. Ma ütlesin, mida ma siin teen? Ei ole mitte midagi teha. No tule Taarapõllusse. Mõtlesin 2 päeva ja tulin. Ja ütleme, tänaseks olen ma nüüd 10 aastat, oktoobris saab 10 aastat, olen siin toimetanud, alustasin ma täiesti tavalise lihttöölisena. Pressisin marju ja tegin mahla ja kõike ja sealt aeg edasi järjest siis Edgar andis mulle töökohustusi juurde ja kontorisse ja siis üks hetk pakkus osalust Taarapõllus ja mina pean ütlema, et ma ei kahetse. Ma käisin esmaspäeval Tallinnas ja ma olin 2 tundi seal ära olnud ja siis ma juba tundsin, kuidas mul hing karjub, et ma tahan koju ära, et see möll, see enam ei ole minu jaoks. Et mitte põrmugi ei kahetse. Ehk tuleb nüüd inimesi järjest juurde niimoodi selle koroonaviiruse tulemusena. No olen kuulnud, et tuleb inimesi maale, et mul on tuttav kinnisvaramaakler, kes ütleb, et nii kui saab kuskil mingisuguse kas või elamiskõlbliku maja pannakse müüki, siis see võetakse kohe ära, et inimesed kas või omale suvekoduks või ajutiseks selliseks rajavad, et on koht, kuhu minna. Ja kui sa vähegi, mina olen nagu seda meelt, et kui sa vähegi hakkaja oled, midagigi soovid teha, siis takistuseks see, et see on maakoht ja linn on nii kaugel, siis see on müüt. Et vähegi jah, soovi on, siis saab kõike teha, ja kui kogukond on sul ka natukene, sul on kedagi, kes sulle oleks nagu mentoriks või niimoodi, siis seda enam, et sul on kuskilt midagi kinni haarata ja et mina arvan nii. No tore. Ütle, kas sa peale Belgia praegu ekspordid ka veel kuhugi või? Ei, lihtsalt selle Tallinna Stockmanni lepinguga on kaasas siis Riia Stockmann. Et kunagi oli Soomes ka mingisugune pood, kuhu läks kaupasid, aga ma ei tea, mis temaga juhtus, nii et 1,5 aastat ajasin oma kaubarahasidki järgi, aga lõpp läks hästi, aga
et on huvi olnud ikkagi, mis on tüüpiline, mille taha nagu jääb, on see hinnapoliitika. Et tahetakse veel odavamalt ja veel odavamalt, et täna käisin kas esmaspäeval Selveri kontoriga kohtumas, et meie müüme täna 2012 aasta hindadega, ehk me ei ole nüüd 8 aastat hindasid tõstnud. Siis täna ei ole enam kohta, kus ma saaksin teha meeletuid allahindluseid, et õnneks küll meie enda kasvatatud marjadele puhul on see hinnaklass odavam, aga kõik, mis puutub metsamarjadesse, siis metsamarja hindasid ei saa meie dikteerida, et see on kõik turg. Ja meil on koostöö ühe naabermaakonna ettevõtjaga, kes tegelebki marjade varumisega metsast, kellel on siis need mahetunnused, asjad kõik olemas. Siis tegin talle oma prognoosid ära, mida ma tahan ja küsisin, et circa, mis see hind on. Ütles, sa ei taha teada, et kuna tänu siis sellele järjekordselt selle koroonakriisile ei tule Soome nii palju neid taikorjajaid, ehk siis täna juba Soome, Rootsi turg otsib Baltimaadest juba seda marja kokku. Ehk siis, kui nemad maksavad kõrgemat hinda, siis näiteks meie, kui taarapõllu võimalus on, kas sellega kaasa joosta või jätta toode tegemata. Et kahjuks nii see on, et. Nii, kas keegi tahab küsida Silvi käest? Ei ole küsijaid. Nii väga põhjalikult kõik ära seletatud. Jaa, näed, ole hea, Ülle. Ma räägin, et kõik on nii ilusti ja põhjalikult ära seletatud, et hakka või marju kasvatama. Aga jaa, Ülle, väga hea ettepanek. Tegime 2015 tegime Edgariga Võrumaa mahemarja kasvatus MTÜ ehk soovisime, käisime Priias, tegime kõik taotlused, asjad, et põllutööriistasid, kuna siin kõrval meie ümberkaudselt on inimestel on vaba maad. Kas antakse rendile põllumehele või siis on lihtsalt, ongi söödina, lihtsalt seisavad, et võtke, tehke. Meie poolt on tehnika kõik, kuna see MTÜ raames niimoodi ühistuna, et peate tulema ühistu liikmeks, kasvatage, teeme lepingud, me ostame marjad ära. Siis nii kaua, ma ütlen ausalt, nii kaua oli kõigil hurraa, kui oli tarvis teha väikene osalusmakse seadmete ostmiseks. Jooksid kõik laiali, et tänaseks seda MTÜ on küll hingekirjas, aga tegevust ei toimu. Et kahju. Aga kes on hakkaja ja Ülle, kui on maad, palun kasvata. No sa oled tööga nii rakkes. Ütlen, et kui kaugel see imeline krabi paganamaadest on? Mitte üldse kaugel. Mina sõidan sinna circa 7-10 minutit. Aga see Sänna ürgorg on alles ka veel või see on teeõgvendustega ära nülitud kõik? Ma ei ole seal küll, ma olen ainult maanteed pidi sõitnud mõnikord, kuna mul sinnapoole nagu sinna ürgoru poole asja ei ole, aga teadupärast minu arust keegi seal toimetas ja ikkagi nad seda natukene üritavad vist säilitada, ma saan aru. Et mingi aasta nad seal puhastasid ja. Aga ma ei ole ise, ma ütlen ausalt, et ise seal ligidal käinud. Aga aitäh ja võtame need otsad kokku, et me saime täna endale 2 ilusat aega, et Pärnu Bay Golf Links, sõidate Pärnust Lõia poole välja, jälgite paremat kätt silte ja sõidate sinna imelisse kohta. Nii et see ei ole mitte ainult golf, see on maitsev lõuna, see on imeilus rand, ja tühi rand, seal ei ole hullult rahvast, nii nagu Pärnus on. Ja teine koht on siis Taarapõllutalu. Et hakkate Võrus sõitma Valga poole 27 kilomeetrit ja astuge Silvi juurde sisse. Krõpsud on väga maitsvad. Me oleme
ICC jõulukingitusena neid siin jaganud mõned aastad tagasi ja Mahl on naturaalne ja Silvi on töökas ja nii see elu käib. Et me jälle siis lindistame ja paneme ta uudisena üles, nii et kes tahab järel vaadata, siis palun ta päeva 2 pärast tuleb ta meie uudiste poole peale üles see lint ja jagame seda täna kuuldud informatsiooni siis ka laiemalt. Ilusat suve kõigile! Ja ilusat suve kõigile ja tere tulemast külla! Nägemist! Nägemist! Good luck, Peter!